Kaks sõjast tulnud soldatit läksid läbi metsa. Nad istusid puu all ojakaldal jalgu puhkama. Üks neist oli kaotanud lahingus nägemise, aga tal oli endiselt rõõmus meel ja inimesed hüüdsid teda rõõmumeeleks. Teine, kes ei olnud haavata saanud, oli alati tusane ja teda hüüti tusameeleks. Tusameel oli oma teekaaslasele kade, sest iga kord, kui nad mõnes külakeses peatusid ja püüdsid lauluga õhtusöögiks midagi teenida, eelistati temale rõõmumeelt. Lähme lahku, ütles ta. Sul on õnne ja sind võetakse igal pool lahkesti vastu. Sinul ei ole mind vaja. Rõõmumeel püüdis seltsilist tagasi hoida, kuid asjatult. Nii nad siis jagasidki toidupoolise ära ja tusameel läks oma teed. Õhtu on juba käes, ütles rõõmumeel endamisi. Sel tunnil ei leia ma enam kedagi, kes mind saata võiks. Parem on ööseks siia samasse jääda, aga igaks juhuks ronin hulkuvate metsloomade eest selle puu otsa. Oksad olid puul üsna madalal. Ta seadis end ühe peale mõnusasti istuma. Köitis end rihmaga kinni, et mitte maha kukkuda. Peagi ta uinus. Vastu hommikut ärkas ta alt kostvate häälte peale. Tere, vaderhunt, ütles üks häältest. Tere, vader metsiga, vastas teine. Tere kah, vader jänes. Terekest, lausus kolmas hääl. Noh, metsiga, kas midagi uut oled kuulnud? Olen küll, ütles metsiga. Sain teada vägeva saladuse. Kas näete seda oja seal? Pime, kes peseb selle veega oma silmi, saab nägijaks. Aga sina, hunt, missugust saladust oled sina kuulnud? Niisugust saladust, mis sinu omast, vader, maha ei jää. Tean, et Hispaania kuningatütar on väga haige ja et ainuke taim, mis teda terveks võib teha, kasvab siin seal ojakaldal. Tuleb korjata peotäis seda rohtu, keeta 3 tundi ja anda haigele juua. Järgmisel päeval on ta jalul, ent mitte keegi ei tea seda. Aga sina, jänes, on sul ka mõni saladus teada? Kuidas siis, vastas Haaviku emand. Te olete vist kuulnud, et seal külas lageda peal pole vett. Mina aga tean, et väljakul suure pärna all on allikas, mis võiks kas või kõik Prantsusmaa veskid käima panna. No tore, vaderid, sõnas jällegi hunt. Saame siis uuesti siin kokku aasta pärast, sel samal päeval ja sel samal tunnil. Eks siis paista, mis saladusi me veel teada oleme saanud. Rõõmumeel ootas, kuni 3 semu eemal olid läinud. Kui ta ei kuulnud enam nende samme, libistas ta end puu otsast maha ja sai silmapilk nägemise tagasi. Meenutades, mida Võsavillem oli rääkinud, kitkus ta ojakaldal peotäie rohtu ja pistis kotti. Nüüd peaksin ma minema Hispaaniasse, mõtles ta, ja kuningatütre terveks ravima, aga see on väga kaugel. Kuidas sinna küll õigeks ajaks kohale jõuda, et kuningatütart veel päästa? Ta läks metsast välja ning nägi päikest täiesti punasena maaveerelt tõusmas ja kaugel eemal välja peal märkas ta kirikutorni keset küla. Ta hakkas selles suunas minema ning talle tuli vastu pikk rodu vaevatud nägudega inimesi ämbrid käe otsas. Kuhu te, kulla inimesed, nii kurvalt ja tühjade ämbritega lähete, küsis ta. Oh häda, vastati talle. Meil pole enam vett ja igal hommikul tuleb seda jõest toomas käia. Tee on pikk ja seepärast on see väga raske. Ei ole vett, naerma ajate. Mina ka tean, et teie küla all on allikas, mis võiks kas või kõik Prantsusmaa veskid käima panna. Võtke väljakult suur pärn üles ja te näete ise. Kui sa soldat, õigust räägid, anname sulle taskutäie hõberaha. Pärn juuriti välja. Sealt purskus üles lai veejuga, terve küla rõõmustas, soldatit õnnistati ja austati ning ta sai lubatud tasu. Selle raha eest ostis rõõmumeel hobuse ja sõitis Hispaaniasse. Jõudnud pealinna, laskis ta teatada, et üks Prantsusmaalt tulnud arst jääb rohtu, millega kuningatütat ravida. Ta viidi lossi ja juhatati tuppa, kus magas surev printsess, näost valgem kui lina. Tema pealt siis murdis kuningas ahastades käsi. Tohter, kui sa mu tütre terveks teed, võid sa mult küsida, mida iganes ihaldad ja ma täitsan sinu soovi, ütles ta. Rõõmumeel palus üles teha tule, tuua poti veega. Pani raud sisse ja laskis 3 tundi keeda. Kui keedus oli valmis,
andis ta seda printsessile juua. Oh, ütles neiu tassi kõrvale pannes. Mul on lausa nälg, kas keegi läheks mulle süüa tooma? Puna oli ta näkku tagasi tulnud ja ta oli kaunis kui päev. Rõõmumeeli väsinud teda vaatamast. Järgmisel päeval oli printsess jalul. Päev hiljem juba tantsis. Kuningas nuttis rõõmust. Tohter, mis ma võiksin sulle anda? Küsis ta rõõmumeelelt. Isand, andke oma tütar mulle naiseks. Ma teen ta õnnelikuks. Kuningas ei tahtnud algul tütart võõrale anda, kuid oma sõna tuli pidada. Ja printsessile tema arst väga meeldis, ei seisnud isa abiellumisele nüüd vastu. Peeti suured ja vägevad pulmad. Noorpaar oli väga õnnelik. Kõik armastasid rõõmumeelt ja kuninga väimeele jagati ohtrasti kiitust. Kord, kui rõõmumeel jahil oli, kohtas ta armetu väljanägemisega soldatit, kes palus almust. Ta tundis selles võõras ära tusameele, kes oli mööda ilma rännates Hispaaniasse välja jõudnud. Rõõmumeel võttis teda kõige paremini vastu, viis ta lossi, laskis talle maitsvaid roogi ette kanda, tuua talle uue ülikonna ja koti kuldrahasid. Kõigele lisaks lubas talle õukonnas hea koha, kuid tusameel jäi ikka tusaseks. Ta oli oma endise teekaaslasele tema rikkuse pärast kade ja kordas ühtesoodu. Minul pole õnne, sinul nähtavasti küll. Aga ütle, kuidas see õieti juhtus, et sa Hispaania kuningatütre endale naiseks said? Ta küsis ja tüütas ja piinas rõõmumeelt nii kaua, et too viimaks ära rääkis, kuidas ta puu otsas oli öö veetnud ja seal 3 looma kõnelust pealt kuulnud. Nad peaksid varsti samas kohas kokku saama, et jälle uutest saladustest pajatada, lisas ta. Tusameel ei ütelnud midagi, kuid järgmisel päeval kellelegi sõnakestki lausumata ta lahkus. Tänu rõõmumeele kullale jõudis ta üsnagi kiiresti sellesse metsa ja selle puu olla, kus ta oli eelmisel aastal oma kaaslasest lahkunud. Õhtu saabudes ronis ta puu otsa ja jäi kõrvad kikkis ootama. Vastu hommikut kuulis ta rohtu saisemas, oksaraage looma jalge all praksumas. Siis kostis hääl. Tere, vaderid! Mida uut olete kuulnud? Jänes, tee algust. Ah, metsiga, ah, hunt, hüüdis Jänes. Nii mõndagi on juhtunud pärast meie viimast kohtumist. Üks soldat sai ojaveega silmi pestes nägemise tagasi. Külaelanikud leidsid Pärnalt allika. Hispaania kuningatütar sai terveks. Mis? Põrutas hunt. Tähendab, et keegi on meie saladused välja andnud. Metsiga, kas sina tegid seda? Ei, mina küll mitte, pomises Metsiga. Jänes, sina? Ei, mina samuti mitte. Ka mina mitte, vastas hunt. Aga sina, Jänes, armastad meist 3 kõige rohkem lobiseda, igale poole oma nina toppida. Mina ütlen, et just sina oled meie saladuse välja rääkinud. Sa pead karistust kandma. Hunt ja Metsiga kargasid Jänesele kallale, hakkasid teda käppadega taguma ning paiskasid ta pikali. Kui Jänes oli sellili maas silmad taeva poole, märkas ta puu otsas kükitavat tusameelt ja pistis karjuma. Pidage, vennad, pidage! Vaat seal ongi see, kes meie saladused ära kuulis. Hunt ja Metsiga raputasid puud nii, et tusameel alla kukkus. 3 vihast looma kargasid talle küünte ja hammastega kallale ning vaene mees nägi juba oma viimast tunnikest tulemas, kui kohale ilmas puuraidur ning metsaloomad põgenesid. Tõepoolest, vennike, ütles puuraidur meest jalule aidates. Hea, et ma nii vara hommikul üles tõusin, muidu oleksite surma laps olnud. Peab ütlema, et teil on tõepoolest õnne.